harjutust. Ma loon näiteks uue faili kuskile. Oletame, et ma lähen oma kodukataloogi, ma saan siin, niimoodi. Sina, kui sa oled sisse loginud, ilmselt vaikimisi juba oled oma kodukataloogis. Näiteks Emaxiga. Test. Nii. Tuleb selline tühi aken ette ja kirjutan siia arvu 1. Salvestan ära. Ehk siis 1 bait tähti hoitakse nimelt sellises tabelis, nagu algselt 1960. aastatel koostati ASCII nimeline keelekodeeringu tabel, kuhu pandi peamised sümbolid, mida arvuti asjanduses kasutati. Need on siis need numbrid, mida me kasutame, ladina tähed, mis on ka inglise keeles, ja mõningad lisasümbolid, nagu liitmine, korrutamine, jagamine, punkt ja nii edasi. Ja neid hoiti 7-bitises süsteemis. Ja kui me kujutame ette, mis asi on 1 bitt, kõige väiksem infoühik, siis millised väärtused sellel olla saavad? Kui palju väärtusi saab olla, kui palju erinevaid väärtusi saab olla ühel bitil? On sellised variandid, et kas on või ei ole. Kuna arvutiprotsessorid jagavad ainult sellist infot, et kas on või ei ole, vool näiteks või kas mingi ühendus eksisteerib või mitte, siis see ongi kas true või false või 1 või 0. Kui meil on nüüd 2 sellist bitti, siis on meil neid erinevaid kombinatsioone juba 0 ja 0, 0 ja 1, 1 ja 0, 1 ja 1 ja kokku 4. See on 2 ruudus. Kui meil on 3 bitti, siis on neid kombinatsioone 2 kuubised 8 ja nii edasi, kui meil on siis nüüd 7, nagu algselt ASCII-s oli, siis see on 2/7 128, kus siis esimesel kohal on 0 ja viimasel kohal on 127. Ja see number 1, mille ma nüüd siia sisse kirjutasin sellesse faili, mahub ilusasti nende esimese 128 märgi hulka. Ma kirjutan siia nüüd mingisuguse teise asja lisaks, näiteks A-tähe. Ja salvestan, nüüd on siin 2 tähte ja vaatan, palju see ruumi võtab. Näeme, et nüüd ta võtab 2 baiti ruumi. 2 tähte, 2 baiti, seega 1 täht peaks võtma 1 baidi ruumi. Aga kui ma siia kirjutan nüüd sellise tähe nagu G, suur G täht, siis on äkki 4 baiti juba. Mul on 3 tähte failis, aga fail võtab 4 baiti ruumi. Miks see nii on? Kes pakub, miks see nii on? Mul on 3 tähte failis praegu, aga faili suurus on 4 baiti. Ja need tähed on 1, A ja suur G. Nii, ja miks täpsemalt? Mis see sõna oli? Märk. Asi on selles, et ainult 128 sümbolit mahuvad 7 bitti sisse. Ja millalgi laiendati seda ääde, ööde, üüde ja mõningate teiste aktsentuaalidega ja tehti 8-bitiseks. Ehk siis kokku oli 256 positsiooni, kuna 1 bitt lisandus. Aga ka sinna sisse veel see täht ei mahtunud. Ja siis sellele järgnes rida katseid teha erinevaid keelekodeeringu tabeleid, mis ei olnud omavahel väga ühilduvad. Näiteks oli ISO 885-913, mis oli balti keelte jaoks. Ja balti keeltes siis on sellised tähed nagu see ja saa. Ja ISO 88591 oli selline, mis kogus suurt populaarsust just Ameerikas. Ja kui siis seda me püüdsime siin Eestis rakendada, siis tihtilugu võisime Eesti tähtede asemel puhata hoopis mingisuguseid teisi aktsentuaale või hoopiski kaste veebilehtedel. Ja seetõttu muutus hästi oluliseks just õige keelekodeeringu kasutamine. Ja millalgi siis jõuti sinnamaani, et koostati selline
tabel, mida nimetatakse täna UTF-8, UTF-8. Ja see tehti sellisena, või selliseks, et ta oleks ühilduv ASCII-ga, selle laiendatud ASCII-ga. Et need tähed, mis olid ASCII-s, need on siis esimesed seal UTF-8-s, ehk siis esimesed 256 positsiooni, need on 8-bitised ehk 1 bait ja nüüd kõik, mis on sellest üle, need võtavad 2 baiti. Ja see Z-täht siin ongi selles ülejäänud osas. Ülejäänud osas, mis koosneb 16 bitist ehk 2 baidist. Sest ühes baidis on 8 bitti, kokkuleppeliselt. Ja kui me kujutame ette, et kui suur arv see on 2/16, siis sinna mahub ikka väga palju erinevaid sümboleid, väidetavalt kõikide maailma keelte sümbolid, kaasa arvatud siis slaavi tähed, araabia tähed, gruusia tähed, hieroglüüfid. Ja ta on tagasiulatuvalt ühildav ka ASCII-ga. Ja see on ka üks põhjus, et kui me nüüd tahame näiteks saata lühisõnumit ja kasutame selle ainult ladina tähti, siis Vikingsi GSM-i süsteemis on lubatud kuni 160 tähemärki. Ja nii kui me paneme sinna sisse kas või näiteks selle Z-tähe, on see märkide arv ainult 70. Vaata, seal ei ole niimoodi, et kasutatakse UTF-8, millegipärast seal kasutatakse erinevaid GSM keele kodeeringu tabeleid ja seetõttu, kui on kasutusel vähemalt üks märk, mis ei ole selles esimeses tabelis nii-öelda, siis lülitatakse kohe ümber teisele ja tähemärkide arv väheneb. See arv on siin ka kuskil kirjas, on 140 baiti, mis mahub ühte sõnumisse, ehk siis 1120 bitti. Ja siis kui me 8-bitist kasutame, siis mahub 140 märki sinna. Siin on mul need arvutuskäigud ka välja näidatud. Ja kui meil nüüd on mingisugune fail, siis me saame vaadata, mis selle suurus on. Me saame vaadata, kas see fail mahub mingisugusele andmekandjale, et kas seal on piisavalt vaba ruumi või mitte. Aga mis siis, kui andmekandja ühik on MB? Mida MB võiks tähendada? Jah. Jah. Parandamine. Pigem lünkade täitmine. Need, mis sul on -1, need on sul võimalik saada 9. Seeläbi, kui sa teisel katsel mulle tõestad, et sa oskad neid asju. Ja teine katse on 6 aja pärast, siis ma koostan igaühele iseseisva töö, kuhu on kaasatud küsimused nendest tüüpidest, mille kohta on sul praegu või selleks ajaks -1. Nii, MB. See on üks väheseid ühikuid, mis võib tähendada põhimõtteliselt mida iganes. Kas siis megabait või mebibait. Nii et kui meil on fail sellise suurusega, nagu mul siin on märgitud, 46 000 millegagi baiti, mis konverteerub, milleks ta siis konverteerub, kui me korrutame selle 1000-ga ja veel kord 1000-ga, matemaatikast me teame, et 1000 on kilo ja mega on siis 1000 × 1000 ehk miljon, ja edasi tuleb giga, siis infoühikute puhul kasutatakse sellist faktorit nagu 1024. Gibi on 1024 ja mebi on 1024 × 1024 ehk 1 048 576 baiti. Ja vastavad lühendid on siis selle eesliit esitäht suurena ja väike i-täht. Niimoodi on mõistlik ka kirja panna. Ma panen nüüd selle faili siin kinni, et ma saaksin näidata, kui palju siin üldse
erinevatel partitsioonidel ruumi on sellise käsuga nagu df-A, saad seda ise ka vaadata oma arvutis. Ja siin on kasutusel nüüd suured tähed, ainult G-d ja M-id ja K-d. Ei ole täpsustatud. Üldiselt, kui me kasutame kilo, siis kilo on väike K-täht, aga mega on suur M-täht, sest väike M-täht oleks milli. Giga on siis suur G-täht, aga kas see suur G-täht siin on gigabait või on ta kibibait? Sest selle järgi nagu päris üks-üheselt aru ei saa, selle K-tähe puhul me saaksime aru küll, et tegemist on kibibaidiga, sellepärast et kilo lühend oleks väike K-täht. Aga M-täht võib olla nii mebi kui mega. Aga kuna siin on suur K-täht, siis me võime järeldada, et need teised on samas süsteemis. Kuigi on olemas ka sellised süsteeme, mis kasutavad näiteks väikest K-tähte kibi jaoks. Ja vist oli niimoodi, et Windowsis hakati kasutama neid kibisid, mebisid, kibisid ja Maci olevad süsteemid lülitati kilodele, megadele, gigadele ja niimoodi tuleb meil endal välja selgitada, et milline ühikute süsteem on kuskil kasutuses. Ja see 1024 on 2/10 ja siis 1024 korda 1024 on siis vastavalt 2/20 ja kibi on 2/30 ja nii edasi. Edasi tuleb siis tera. See on see, kui me läheme nüüd suuremate ühikute poole, aga baidist on ka väiksemaid ühikuid, mida nimetatakse küll arva, näiteks me saame baidi jagada 8,5 baiti ehk 4 bitti, seda nimetatakse inglise keeles nibble ja eesti keeles näks. Ja selle saame omakorda 8 jagada, siis me saame grambi. Mitte grambid ei saa, vaid inglise keeles on selline sõna nagu gramm. Ja on ka tähendus mõeldud välja 3-bitise ühiku jaoks, mida ma ei mäleta, aga neid kasutatakse jutuliselt arvas. Ja siia ma panin väikse lõigu ka, kuidas väidetavad, siis algselt hakati bitti kasutama. Otsustati hakata matemaatiliselt infot salvestama mulgustatud kaartide abil. Niimoodi, et olid kaartidel read ja igas reas siis mingid positsioonid olid kas mulgustatud või mitte. Ja hiljem võeti kasutusele lindid, kus olid vastavad augud ja on olemas ka selliseid vanaaegseid muusikaseadmeid, kus on kõrgemad ja madalamad kohad ja niimoodi saadi programmeerida mingi masin mingit muusikapala mängima. Ja seda sama süsteemi kasutati ka telegraafis, seal siis oli kas siis 8 või 10 seda ühenduslüli kõrvuti pandud. Kui on 8, siis oli võimalik teha 256 kombinatsiooni, 9 oli siis 2/9, 512 ja 10 paari puhul oli võimalik 1024 kombinatsiooni teha. No sel ajal sellest piisas. Tänapäeval ilmselgelt mitte, sest neid ühendusi inimeste vahel on väga palju loodud. Ja teine asi, millest ma tänasel esimesel tunnil tahan rääkida, on üks tarkvara, mille nimi on AlgoBox. See on siin keegi, kes on kasutanud AlgoBoxi. Kui palju on siin inimesi, kes ei oska prantsuse keelt? Kõik oskavad. Jah, ega see tegelikult raske ei ole, ma alguses arvasin, et see on juba raske keel, aga kui ma seda õppima hakkasin, siis selgus, et hääldusreegleid on väga vähe ja seal ei ole ka käändeid. Ma teen parasjagu kaasa IB õpetajate kursust ja seal on üks asjalik õpetaja, kas ta on Šveitsist, õpetab Jaapanis vist ja nimel Akarin ja tema aeg-ajalt viitab sellistele asjalikele abivahenditele, mida me võime kasutada. No lisaks sellele, et ta on maininud selliseid filme nagu Eagle Eye ja iRobot, viimases ühes foorumi teemas, milles ma pean osalema, mainis ta, et ta oma õpilastega kasutab AlgoBoxi. Ja siis ma uurisin, mis sellise AlgoBox selline on ja selgus, et ta on FOSS, prantslase tehtud ja nagu prantslased tüüpiliselt ikka arvavad, et maailmas muid keeli peale prantsuse keele ei räägita
võib-olla ta tegigi selle aegselt iseenda jaoks teistega arvestamata, aga teistele hakkas see ka meeldima ja see võeti laiemalt kasutusele. Minu teada sellele mitte ühtegi tõlget, ühtegi muusse keelde olemas ei ole, kuid kui sa tahad, sa võid selle tarkvara lähtekoodi alla tõmmata, UI-failid üle käia, kompileerida ja on sul tõlgitud versioon ka olemas. Aga seal pole väga mõtet, sest seal on umbes 10 sõna, mida me peame lihtsalt juurde õppima, sest teised sõnad on rahvusvahelised. Ja kuidas me saame Algoboxi installida? Ta on Ubuntu tarkvaravaramus, väikevaramus täiesti olemas, seega SU opilane kõigepealt, et me saaksime sudot kasutada ja siis sudo aptitude install ja Algobox. Võib-olla su masinasse on juba pandud see eile või esmaspäeval. Vaata järele, kas on. Sest seda me hakkame nüüd kasutama. Sudoga sa saad teha administratiiv. Vaata ekraanilt ja siis see alumine sudo aptitude install Algobox. Ja kui see on tehtud, siis saad selle käivitada. Et kui sul on Ubuntu desktop, siis mõnes sellises arvutis oli vajalik restart, et Algoboxi saaks käivitada. Aga Ubuntu studiate peal peaks ta minema ise, või oli see vastupidi, ma ei tea. Ja kui sa oled Algoboxi käivitanud, siis peaks tulema selline kuva, et sõltuvalt versioonist võib ta veidi erineda, näiteks on Resisteur asemel võib olla Suve. Katsu see ekraan endale ette saada. See on see vahend, millega me saame testida algoritme ilma, et me peaksime nüüd ümber kirjutama mingisse konkreetsesse programmeerimiskeelde. Nii, räägin lühidalt. Jah. Ja selleks pärast tuleb enne SU opilane teha. Vaata see rida. Sest opilane kasutajal on administratiivõigused, teistel kasutajatel igaks juhuks ei ole. Et sa kogemata ei keeraks arvutit tuksi oma kasutajaga. Et kogu see põhitegevus toimub siin keskmises kastis, kuhu on kirjutatud need 3 punakat rida. Esimene on muutujate jaoks, algmuutujad, mis tuleb meil kõigepealt deklareerida, enne kui me saame neid algoritmis kasutada. Teeme kõigepealt läbi ühe vist kõige lihtsam algoritmi 2 arvu liitmise. Et me saaksime 2 arvu liita, on meil vaja 2 muutujat. Nende loomiseks kasutame nuppu Declarer Nouvelle Variable. Nagu me näeme, et Declarer on rahvusvaheline sõna ja Variable on ka rahvusvaheline sõna. Ainus uus sõna võib-olla on Nouvelle, see tähendab uut. Ja nimetame selle näiteks first. Ja siin me saame valida ka andmetüübi. Esimene on arvuline tüüp, teine šen tähendab ilmselt sõnet, nagu geti siis stringi, ja viimane on ilmselt massiiv, seda ma ei ole isegi proovinud. Ja mõnes versioonis on siin võimalik lisada kommentaar, mõnes mitte. Ja okei, ja pärast seda tekkis meil esimene muutuja siia, first. Meil on vaja teist liidetavat veel, second. Ja nüüd me saame hakata algoritmi kirjutama. Selleks valime debüü algoritm rea. Debüü ja fään vahel on algoritm ise. Debüü on algus, fään on lõpp. Selleks, et me saaksime siia vahele kirjutada, tuleb meil lisada uus rida. Selle jaoks on nupp siin paremal, Nouvelle Lang. Nüüd tekkis see uus rida.
ja kui siin uue rea sees nüüd olla, siis me näeme, et teised nupud muutusid ka kasutatavaks. Meil on vaja nüüd veel kolmandat muutujat, seda, kuhu me salvestame tulemuse. Deklareerime selle ka, result, mis on ka arvutüüpi, on 3 muutujat. Et me saaksime resultile mingi väärtuse anda, selleks tuleb meil muuta muutuja väärtus, see on siis affecteer valeur a variable, muuda muutuja väärtust. Ja muudame resulti väärtust. Ütleme, et resulti väärtus on first plus second. Suhteliselt lollikindlalt me saame siia kirjutada neid asju, ta saab ise aru, kui me mingi vea oleme kuskil teinud ja okei. Tekkis selline rida, resultile omistatakse firsti ja secondi summa. Järgnevalt on meil vaja see summa välja kuvada, teeme uue rea. Ja nüüd me saame siin teatada sõnumi, ajouter afficher message, see on see keskmine nupp. Näiteks summa on, kui siia linnuka juurde panna ajouter on retour à la ligne, siis ta lisab rea vahetuse lõppu. No, praegu seda ei ole vaja. Okei. See on tekstiline sõnum ja seejärel tahaksime välja kuvada selle summa arvväärtusena. Jälle uus rida ja nüüd on nupp positsiooni 2.1 ehk keskmises tulbas kõige kõrgem ajouter afficher variable, kuva välja muutuja sõnum result ja see peaks olema kogu algoritm. Nüüd seda algoritmi saame kohe testida, selleks on nupp testee algoritm. Kui sinna vajutada, tekib selline ekraan lahti, kus üleval on lähtekood ja kui vajutada lancer algoritm, siis see kood lükatakse käima. Näeme, et summa on 0. Summa on 0, sellepärast, et me ei ole mitte kummalegi muutujale veel väärtust lisanud. Fermeer on selle akna sulgemiseks, me saame ka eksportida PDF formaati, aga failime neist ka teistesse formaatidesse, nagu ODF-i, tekstina, veebilehene, HTML-i ja LaTeXisse. Nüüd tuleb meil anda kõigepealt väärtus sellele esimesele muutujale. Affecteer valeur a variable. Ütleme, et esimene on näiteks 23 ja samamoodi teisele. Ütleme, et sekundi väärtus on selline 8223. Ja kui nüüd testida, siis me näeme, et summa on 8246. Ja me saame testida ka nii-öelda siluda seda koodi. Kui panna linnuke ette mood pasapaa peale ja vajutada lancer algoritm, siis ta hakkab sammhaavalt algoritmi läbi käima. Üleval punaselt näitab, milline rida on parasjagu käivitatud. Keskmises osas on näha muutujate väärtused peale selle punase rea käivitamist. Iga kord me vajutame continuer, minnakse ühe rea võrra edasi. Nüüd peale 8. rea käivitamist on resultil väärtus olemas ja jõudsime lõppu välja. Me ei pea alati neid muutujate väärtusi siia sisse kirjutama, vaid võime ka nii teha, et kasutaja saab ise sisestada neid väärtusi. Nüüd ma kustutan need esimesed 2 ära. Sest kui ma tahan muuta seda, siis ma saan modifier line vajutada ja panna siia mingi teise väärtuse. Aga praegu ma seda tüüpi muuta ei taha, ma tahan ära kustutada. Selleks on supprimer line block. Ta küsib üle, kas ma ikka tõesti tahan kustutada, confirmer la suppression. Tahan küll ja selle tahan ka ära kustutada. Ja selle asemel tahan ma need väärtused sisse lugeda. Selleks on keskmine nupp esimeses tulbas, ajouter liiet variable. Loeme esimese sisse, liiet first ja loeme ka teise sisse. Ja testime. Näiteks 24, enter.
ja 45 ja summa on 69. Ei peagi JavaScripti ega sisse ega Pythonis ega kuskile ümber kirjutama, me saame ka varem testida, kas meie algoritm töötab. See oli siis nüüd see kõige lihtsam tüüp. Järgmisena me võiksime kontrollida, et kas arv on paarisarv või mitte. No selleks on meil vaja if'i, tingimuslikku osa. Aga enne võib-olla me tahame selle algoritmi ära salvestada. Selleks on nupp unregister. Kui sa siia vajutad, siis küsitakse, kuhu see salvestada ja ta salvestab alglaiendiga. Ja ta salvestab XML vormingus, mis tähendab seda, et kui me selle faili mingis muus editoris pärast lahti võtame, näiteks ma võtan Eclipse'is lahti, siis me näeme kogu selle algoritmi sisu XML kujul ja siin me saame käsitsi muuta, ümber tõsta need muutujad ühest kohast teise. Näiteks ma tõstan selle muutuja siia ja lisan siia veel kolmanda muutuja, näiteks D. Salvestan ära ja siis uut teie nuppu kasutades avan selle faili. Ja nüüd me näeme, et siin on see D juures, mille ma käsitsi sisse kirjutasin. Õigemini nüüd ma avasin selle teise faili SOM all, mis oli mul juba esmaspäeval tehtud, aga ma kirjutasin käsitsi juurde, mitte selle saatmesse. No seda on võimalik avada ka, kus ta siin oligi. Ma ei leia praegu üles mingisuguses teises vormingus, kus me saame neid blokke käsitsi ümber tõsta, et muidu me siin neid muud moodi liigutada ei saa, et kustutame ja lisame uue ainult. Et kui meil on kuskil tsükli sees teine tsükkel ja siis on mingisugune tingimus ja tahame nende järjekorda vahetada, siis seda saame käsitsi teha. Aga nüüd uus algoritm, kuidas testida, kas etteantud arv on paarisarv. Kuidas me saame teada, kas arv on paarisarv? Millist teed kasutades? Kahega tõepoolest jagame ja milline peaks olema see tulemus, kahega jagamise tulemus? Kuidas? Jah, et jääki ei teki, jagamisjääki. Nii, kõigepealt uus muutuja, siis nimetame selle näiteks n-iks. Arv, mida me testida tahame. Ja rohkem muutujaid meil ei ole vaja siin. Et siis algoritm ise. Kui siis on C-allow, viimases tulbas kõige ülemine nupp asub C-allow. Kollases kastis on toodud näited, kuidas me saame tingimusi kirjutada. N% 2 võrdub 0. Ja kui ma teen linnukese juurde asub siin oole, siis tekitatakse ka else blokk, mida meil on ka vaja praegu. Ja nüüd tekkis siia C-allow, Debussy ja Fancy vahele kirjutame selle osa, mis lastakse käima siis, kui see tingimus siin tõele vastab. Ja siin on, et Debussy noon ja Fancy noon vahele kirjutame selle osa, mis lastakse käima siis, kui see tingimus on väär. Nii, kui jagamisjääki ei teki, N on paaris arv. Ja kui jagamisjääk tekib, siis N on paaritud arv. Ja muidugi N ei ole mõtet siia topelt kirjutada, sest N me kirjutame igal juhul välja, paneme selle siis pigem kõige algusesse. Me peame selle N sisse ka lugema.
uus rida ja loeme n-i sisse. Nüüd saame testida. Nii, n näiteks 56. 56 on paaride arv, aga 17 on paarite arv. Nüüd me teame ka, kuidas if'i kasutada. Meil on veel kasutamata 2 plokki siin. Need on 2 viimast nuppu viimasest tulbast. Need on mõlemad tsüklite jaoks. Me saame esimest kasutada, õigemini mõlemat me saame kasutada näiteks arvude kokkuliitmiseks, Fibonacci jada kokkuliitmiseks. Kas keegi teab, mis on Fibonacci jada? On siis mingi ette antud arvuni kõikide naturaalarv. Nii, teen uue algoritmi. Mul on jällegi vaja teada seda arvu, milleni ma kokku liigan. Ehk siis see last. Ja ütlasime selle lasti loen kasutajalt sisse. Ja nüüd on vaja veel ühte lisamuutujat positsiooni. Kuna ma ei saa kasutada siin sellist muutuja nime nagu number, sest see on ilmselt märksõna positsioon. Uus rida ja nüüd ma vajutan nupule, mis on viimases tulbas keskel. Ajouter pour 2A. Mingi muutuja jaoks millestki milleni viib. Nüüd positsioon, alustame 1 kuni milleni siis lastini. Ja nüüd tekkis siia pour plokk, debüü ja fin puuri vahele kirjutame kõik, mis iga iteratsiooni korral toimub. Tulemust on meil ka vaja. Näiteks result. Ja nüüd hakkame neid kokku liitma. Muudame väärtust. Muudame mille väärtust? Resulti väärtust. Result võrdub result pluss positsioon. Muidugi eelnevalt tuleb määrata, et resulti väärtus on 0. Ütleme, et result on 0. Ja nüüd peale seda tsüklit kuvame välja selle summa resulti. Ja testime. Näiteks see samune 4, 10. 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 on 10. Oleme 3-ga, 1 pluss 2 pluss 3 on 6. Oleme 45-ga, saame 1035, 45 Fibonacci jada. Ja seda sama algoritmi saame me kirjutada ka selle taandkööga. Kustutan nüüd selle ploki siit ära ja panen selle asemele taandköö ploki. Et nii kaua, kuni näiteks positsioon on väiksem või võrdne kui laast. Ja siin sees muudame resulti väärtust ja siis while see taandköö. Result plus positsioon ja ühtlasi on meil vaja ka positsiooni edasi niutada. Positsioon on positsioon plus 1. Siin lihtsalt pluss-plussi me kasutada ei saa. Ja see peaks töötama. Vaatame, kas töötab ka. Näiteks 5. Nüüd ta ei tööta ja me näeme ka kohe, kus on viga. See teeb selle rea ilmselt punaseks, kus ta edasi ei suutnud minna ja ütleb ka prantsuse keeles, et mis siin võis viga olla. Praegu ta lihtsalt ütleb, et seal on viga. Ja vaatame, mis see viga võis siis olla. Võib-olla ta sattus lõputusse tsüklisse. Et kõigepealt on resulti väärtus 0. Ahaa, meil ei ole positsioonile määratud algväärtus ja selle peale ta nüüd karjuma pistiski.
paneme sellele ka algväärtuse. Positsioon on ja proovime uuesti. 5. Endiselt talle ei meeldi siin midagi. Nii, positsioon on väiksem kui see viimane. 5. 1 on väiksem võrrelda kui 5. Resulti väärtuseks saab 1 ja siin on posti on, muidugi. Ja nii täht puudub. 5 ja saabebki on 15. 4 on 10. Et kõik toimib ka seda nuppu siin kasutades. Ja järgneva kontakttunni jooksul on võimalik sul kasutada algoboksi, aga sa ei pea seda kasutama. Sa võid oma algoritmi kirjutada ka otse Google Docsi faili, aga siis sa ei saa seda testida. Et algoboksis sa saad seda otse vahetult testida. Muidugi, mis siin võiks veel olemas olla, võiks olla UML-i seada diagrammi koostamine, mis ei tohiks väga keeruline olla juurde ehitada. Võib-olla see isegi on siin kuskil, sest siin tundub olevat päris palju ja me saame siia vist isegi lisada laiendusi. Ta on ehitatud modulaarselt üles, aga ma ei ole jõudnud uurida veel, mis need kõik võimalused siin olemas on.